No ülekaalulisust peetakse Eestis suisa epideemiaks ja seda sama võib öelda ka kaalukirurgia statistika kohta, et meil tehakse aastas ligi 800 kaalulangetusoperatsiooni ja annamegi siinkohal sõna kaalukirurg Ilmar Kaurile. Kui on uuritud seda, millest inimesed üle maailma unistavad ja mida nad soovivad, siis üks kõige valdavamaid soove erinevates riikides, erinevates kultuurides on võtta kaalus alla. Et ei maksa arvata seda, et inimesed tahavad olla tüsed, tahavad olla ülekaalulised, tahavad olla rasvunud, nad tahavad vastupidi, nad tahavad olla saledad, nad tahavad olla terved, nad tahavad kaua elada. Ja ometi me tegelikus elus näeme hoopis vastupidist trendi, et inimesed võtavad kaalus juurde, hoolimata sellest, et nad tahaksid kaalus alla võtta. Ja põhjus, miks see niiviisi on, see ei ole seotud ainult sellega, mida me tahame, vaid pigem on see põhjus tulenud sellest keskkonnast, kus me elame, kus me toitume, kus me kasvame, kus me töötame. See tuleneb nendest geenidest, mis on meile vanemate poolt kaasa antud ja loomulikult on selle oma osa ka käitumisel ja konkreetse inimese valikutel konkreetsetes olukordades. Ja sellepärast ei saa kindlasti öelda, et inimesed, kes on ülekaalulised ja rasvunud, et nad on kuidagi laisemad teistest või lodevamad või käega löövamad. Et pigem see rasvumine on sellist väga paljude erinevate põhjuste kombinatsioon ja tulemus. Ja rasvumine ei ole iseloomu viga, mille pärast inimest märgistada või diskrimineerida, vaid rasvumine on raske, krooniline ja elu lühendav haigus. Minu juurde jõuavad ju siiski väga väike osa kõikidest nendest inimestest, kellel see probleem on. Kaalukirurgial on oma konkreetsed näidustused, mis lähtuvad selle kaalulanguse suuruse vajadusest, et me ei opereeri ju kedagi, kes on hädas oma 10, 15, 20 kilose ülekaaluga, vaid pigem patsiendid, kelle ülekaal on seal 30, 40, 50 kuni 100 kilo. Ja kui me vaatame erinevaid kaalu langetamise võimalusi ja nende efektiivsust kaaluravis, siis me peame tunnistama, et see, mis puudutab natuke lihtsustada dieeti ja trenni, et selle efektiivsus pikaajaliselt on umbes 5% kehakaalu langust, mis minusugusele sobiks väga hästi, ma oleks väga õnnelik, kui ma veel 5 kilo alla võtaks. Aga kui ma kaaluksin 150 kilo, siis see 5% numbrina oleks ilus ja positiivne, aga mitte oluliselt ei muudaks minu terviseseisundit ja enesetunnet ja elukvaliteeti.